Pühapäeval on juba teine advent, aga meil ei ole toimetuses ikka jõulukuuske ja no nii ei saa. Ja kui muidu on meil käinud ikkagi kuusejahil iga aasta kolleeg Allan Muuk, siis me otsustasime selle ülesande talt ära võtta, sest eelmine aasta ei läinud kuigi hästi. Me võime otse öelda, see kuusk oli selline hüüdnimega rääbakas. Tehtud. Kui rääbakas. Ja mina mõtlesin, mis ma siis niisama inisen terve aasta. Võtan siis oma soe ja täpselt ühe kinda, sest rohkem mul kodus ei olnud. Ja tulen metsa. Aga kuna mina ei ole nii tark inimene, et mina teaks, kus siis riigimetsast tohib kuuske võtta, on minuga Andres. Tere! Tere! Sina vastutad siis täna selle eest, et meie saaksime õige pikkuse, õige paksusega ja mitte rääbaka kuuse. Jah. Siuke väike ülesanne. Nii. Aga asume tööle. Asume tööle. Kust ma üldse otsima peaks hakkama või kust ma tean, et kuhu ma tohin minna üldse nagu seda puukest välja valima? No selleks võib ju kohe võtta kasutusele RMK äpi, kus on kaardirakenduse peal need kohad märgitud ja riigimetsa märgitud, see on tumerohelise värviga. Ja selle järgi, eks ole, leiab selle metsa üles ja riigimetsast tohib kuuske võtta sellises kohtades, kus kuusel ei ole nagu lootust suureks kasvada. Keelatud on puud maha saagida näiteks kaitsealalt ja metsanoorendikest. Head kohad, kust otsida, on metsateede ääred, kraavide servad, elektriliinide alt või vana metsa alt. Meie valisime täna viimase. Kui populaarne see on tänapäeval omale riigimetsas kuuska tuua? Kas inimesed pigem lähevad sinna Selveri ette, ostavad omale koos piimapakiga kaasa ka kuuse või tulevad ikka enne jõule perega metsa? No tulevad ikka, jah, sest ikka selline 8000 ja enam kuuske võetakse. No pluss ongi nagu see nauding, sa tuled loodusesse ja kui sa oma silmaga valid välja, oma käega viid selle koju, ma usun, et nagu see rõõm, see kuuske nautida on palju suurem. Metsast kuuse otsimine kipub pakkuma omaette elamust. Näiteks meie teel kuuseni loopis kaikaid kodaratesse üks pealtnäha täiesti süütu oja. Ma peaksin astuma siis selle oksa pealt. Kui astudeks, annad sae mulle ära. Igaks juhuks enne kui selle. Saega on ohtlik siiski Nii. Ja... Ma vist kuiva püksiga siit läbi ei saa, on ju? No, kui sa astud ilusti keskele, annad mulle käe, siis ma aitan su siit üle. Oota. Ja nii ongi täpselt. Appi, oota. No nii läks kummikuse ka, jah? Ma saaks välja valada praegu. Issar küll. Ma siiralt loodan, et see kuusk on seda väärt. Mis seal ikka? Vesi kummikust välja ja edasi. Õige puu leidmine osutus aga oodatust keerulisemaks. Mina poleks arvanud, et see õige kuuse leidmine nii keeruline on. Metsas on ju puid nii palju. Aga tuleb veel... Oi! See on üks miniatuurne. Nagu väga tillu. Lõpuks me ta siiski leidsime. Tuli välja, et ideaalne kuusk ootas meid selle sama ojakaldal, mida ma just 10 minutit enne künnud olin. Enne kui saab käiku lasta, tuleb aga raha asjad korda ajada. Riigimetsast tuleva kuuse eest tuleb vastavalt suurusele maksta 3–30 eurot. Esmalt mõõtsime puu üle, et teada palju tuleb maksta. Seejuures jääb summa muidugi iga inimese südametunnistusele. Puu eest saab maksta telefoni kõnega ning kusjuures kogu jõulukuuskade raha suunatakse laste loodusharidusse. Olete edukalt tasunud 8 eurot kuni 2 meetrise kuuse eest. Aitäh ja rõõmsaid jõule! Oi kui tore. Makse sooritatud järgneb saagimine. Tööõpetuse tunnid ei olnud mu lemmikud koolis. No siis on nüüd viimane aeg selle õppida. Jah. 10 aastat hiljem siis lõpuks õppida saagi kasutama. Ja veel kord saagimine. Ma oleks arvanud, et see saagimine on nagu kõige mõnusam osa, aga ma pean tõdema, et ei ole. Mulle meeldis rohkem isegi seal veeses solberdada. No nii. Nii, ma võtaks kerraks hea meil kuuse teist peale, mida latt vees, et kuskil see latt läheb, siis on krõmpsti läinud. Nii. Jah, vaat nii on parem. Nii on parem, jaa, väga. Ma olen nagu see Linda omal ajal Kalevipojas. Läksime. Kuus käes tundsin ma küll uhkust, kuid läbi oja ja muda tagasi ukerdades mõtlesin ma vaid üht. Sinna poole. Kõik need korrad, kui ma Allan Muuki mõnitasin selle eest, et ta rääbaka tõi. Tahan avalikult vabandada kolleeg Allan Muugi eest. See ei olnudki nii lihtne, kui võiks arvata. Ja järgmisel aastal sa võid uuesti tulla. Õnneks selleks korraks oli seiklus läbi.
Mudase ja poolmärjana kuuske autosse tõstes tõdesin siiski, et oma kätega toodud puul on tõesti omamoodi võlu. Meil on nüüd oma väike kuusk edukalt toimetusse viidud ja riided enam-vähem porist puhtaks pühitud, aga kes ise võib-olla ojas mütata ei viitsi, see saab oma kuuse või nulu soetada erinevatest poodidest. Eks siin on hinnad küll natukene krõbedamad, aga eks mugavus maksabki. Muidugi hinnad on tõusnud nagu kõik ülejäänud hinnad, aga sel aastal on alates 9,90, 9,90 on küll kõige pisemad. Ütleme nii, et see kõige nagu klassikalisem suurus jääb sinna 29,90 kuni 49,90 vahemikku, et kuidas kellelgi soov on. Paljud inimesed omal enam tegelikult päris kuuske üldse ei tahagi, sest kuigi toas on mõnus kuuselõht, siis okaste koristamine on lihtsalt niivõrd tüütu. Ja nende kõikide inimeste jaoks on meil olemas väga lai valik erinevaid kunstkuuskesid ja kui ma siin ringi käin, siis ma näen, et kunstkuuskede hinnad ulatuvad selline, ütleme 900 eurost kuni siin, näiteks minu kõrval on siin 519 eurot, saab ka 300 euroga, aga kui tahta midagi stiilsemalt, selline roosat, hõbedat, musta, miks mitte, siis näiteks sellised on lausa 190 eurot. Mis see kõige populaarsem eestlaste seas on? On see ikkagi see päris ehe kuusk, mis lõhnab ka või nad tahavad ikkagi tänapäeval juba kunstkuuske? Päris kuusk ikka võidab. Eks see kunstkuusk on ka natukene populaarsust kogunud, kõige oma mugavuse pärast, aga päris kuusk ei peata midagi. Aga see olen väga palju ka ilmast, et mis nagu õues toimub, et kuidas inimestel sel aastal täiesti meeleolu on, et vahel kui on väga lumine detsember, siis minnakse ka RMK-sse palju, et sellist jõulutunnet rohkem, kui on selline sopani nagu praegu, siis on nagu lihtsam tulla kuskil aianduskeskusesse ostma. Siin on rohkem jõulutunnet.